morning, Vietnam! Mully Glob and Alligator presents. Ladies and gentlemen, as you know, we got something special for you tonight. This is what we call a new rising star. You know what this is. This is Läbulaulud. Ära anda kellapomm, kiire. Müüa kitse sokk, sokkil kand nõelutud. Naisel on ühesõnaga mõõt täis, ütleb meele, nii nüüd enam edasi ei saa. Konkreetselt, vali, kas mina või viin. Mees natuke mõtleb, aga kui palju viina? Istuvad kaks venda kinnimajas, ühes kongis. Pikki aega või istunud ka ja ühel on muidugi hirmus tuhni peale, ütleb, pläid, mul on praegu siuki isupõl, ma paneks kärbest, kui kätte saaks, teine vend teeb Teine asi on see, loodusloo tunnis õpetaja räägib lindudest, eelkõige kodulindudest ja siis toob näiteks nagu kana. Ütleb, et no lapsed, mida me saame kana käest? No lapsed seal räägivad, et kes saab seal mune ja kuradi liha ja virki ja värki ja igast muud, noh saab pai teha ja muidu vahva, eks ju, lind jookseb mööda õue noki bussi, kurat, tore. No et nii tuleb keeran kohe hoovi peale keerala, see on upakile näitan ussi, doktor Paskile ja misigi. No nii, ühesõnaga, keegi nagu sulgi ei taipa nimetada, on. Õpetaja siis nagu provotseerib, et no lapsed, et no mis meil, no Juku, kus su vanaisa magab? Kapi otsas, ütleb Juku, mida seal pea all on? Padi, võt, ja kui me padi ära lõhume, mis me siis saame? Tappa vanaisalt, ütleb Juku. Lapsed kirjutavad koolis ette ütlust ja kõik saavad ühe suure veakirja, ainult Juku ei saa. Lause oli selline, purjus madrus lamas kail ja kõik on selle kirjutanud suure tähega, veel Juku, kes kirjutas väikse tähega. Õpetaja kiidab, et väga õigest asjast aru saadud, et me räägime ikka, seda ei kirjutata suure tähega. Juku ütleb, et võib-olla et ei kirjutata, mina ei tea, kuidas selle on, aga mina lihtsalt litsi nime suure tähega põhimõtteliselt ei kirjuta. Mees läheb arsti juurde, paneb oma riista lauale. Mille eest? Mille eest? Mees läheb arsti juurde, paneb riista lauale. Arsti ütleb, noh, kus siin nüüd viga? Milles viga on? Viga pole midagi, vaata kui ilus. Nii, küsimus, kas Hoffmanni tilkadest võib rasedaks jääda? Võib küll, kui Hoffmann ise tilkutab. No lugu, kuidas on teie? 3 jaapanlast tulevad Eestisse ja tahavad litsimajja minna. Aga mõtled, ennem vaja kondoome osta. Lähevad apteeki ja, aga kurat ei oska ju keelt, et kuidas me nüüd saame reis? No mis teha reis? Panevad kõik oma väiksed kortsusnokku sinna letis ära, peale igast paneb 10 krooni kõrvale. Apteekil edasi vaatab reis, lajatab oma nuia, mürtsti, korjab raha ära minu võit. Juku sõidab hommikul kooli trammiga ja lüristab ninaga hirmsal koomil. Niimoodi veab kogu aeg laseb. Ja no ühele käib nii närvid ühele tädile, ütleb, et kuule poiss, sul taskuretti ei ole või? Juku ütleb, et on küll, aga ema ei lubanud võõrastele anda. Karu ja jänes peavad sõjaväkke minema. Nii, lähevad komissariaati, jänes käib sees ära, tuleb välja, on ilgelt omadega rahutab, kuule lõpp ja mindi võetegi sõtta. Aga miks siis nii? Karu küsib, et miks siis nii? No vaata, ma olen ebastandardne jänes. Ma ei vasta euronõuetele, et kõikidel jänestel on siin ees on 2 klahvi, mul on 1. Mäletad, ise võid ühe korra välja, vaat näed, nüüd ongi pahasti. Ja mind ei võetud enam sõtta, on ebastandardne jänes. Karu hakkab kukalt sügama seal kõrval, kurat, kuule aitu, löö mul ka mõni välja, et äkki mind ka ei võeta, no. Jänes pole kade, paneb igavast tutaka, Karul on pool sahtlit lagereis, Karu läheb sinna sisse, tuleb välja, kuule ei ole, mind ei võeta ka sõtta, mul on lampjalad. Ühesõnaga, koos istub mingi ilge kilo naisi ja räägivad meestest seda puhku. Oota, mis juhtus? No kilo naisi istub koos ja räägivad meestest. Ja üks naine ütleb, et 20-aastane mees on nagu flööt. Korra puhud, kohe heliseb. Teine ütleb, et 30-aastane mees on nagu viiul. Natuke aega häälestad ja mängib pool tundi, pole ühtegi probleemi. Siis üks naine arvab, et 40-aastane mees on nagu cello. 10 minutit häälestad, 15 minutit mängib. Ja üks ütleb, et 50-aastane mees on nagu kontrabass, 20 minti häälestad ja 5 minti mängib. Viimane ütleb, et teate, et 70-aastane mees on nagu trumm. Nagu paugu paneb on 2 nädalat juhana vait. No kurat, jänes jookseb seal igavese kuradi vooga mööda metsa, silmad hirmu täis ja mürtsti Karule kõhtu reis. Karu, mis sa kurat jänes tormad? Oi, pljääd, hullud lood on lahti, metsas käib mingi kamp ringi ja kurat vaatad igaühel, kellel on 3 muna lõikavad ühe ära. No mis asja jooksed, sul on ju 2. No aga nad teevad nii, et algus lõikavad ja pärast loevad. Et lugu on see, kuidas inglise keelt kõnelev turist
kes hakkab siis kodumaale tagasi sõitma, läheb Moskvasse lennujaama ja ütleb sellele kuradi piletimüüjale, et one ticket to Dublin. Müüja küsib, kui Dublin? Lapsed on koolis, seal kõik istuvad tunnis, kõik ilus kena. Ja siis Jukul kukub see kustukumm kukub laua alla maha kuskil, hakkab seda siis otsima ja õpetaja just küsib, et mõelge lapsed, et umbes 40 aastat veel edasi, et mina olen surnud ja teie tulete mu hauale. Mida te siis mõtlete? Jukul jääb just kustukummi laua alt üles, et siin sa vedeled vana tõhk. Vanamur läheb arsti juurde ja kurdab, et doktor pojuke, näed sa paha lugu, vanus tuleb ligi, ei kuule enam siit, isegi oma peeru enam ei kuule. Doktor läheb mingisugused tabletid ja see ütleb, et mis ütleb kuulne paremaks? Ei, peer läheb kõvemaks. Metsas peetakse põdrajahti ja põder lippab jahimeeste eest nii, et Isamaa paistab, niimoodi kimab. Suur jookseb sealt läbi metsa ja kuskil on okastraataed. Põder hüppab sellest täiel jooksul, hüppab üle ja hüppab nii õnnetult, et kellakotid jäävad okastraadi taha ja tirtse läinud. Sellel on siuke hirm, et pole aega valu tähelegi panna. Painab aga edasi mööda metsa, jõuab kuskile karjamaale. Karjamaa peal lehmatädi sööb, vaatab, lähed müüke ponks põdrapoiss, kus sellega võiks alles vembutada, kurat. Ja viskab ennast seal sellili, kõigutab suurt udarat ja ütleb, no põdrapoiss, kurat, astu laivat, mina olen suure udaraga lehmatädi, kurat. Põder liidub edasi hüüab üle õla, et mina olen põder, lihtsalt põder. Ükskord enne muistsel ajal olnud Tallinna lähistel ilus liivakand, kus raudrüütlid hulganist ujumas käinud. Ühel ilusal päiksepaistelisel päeval olnud teised jälle seltskonniti seal mere ääres koos, lustinud ja teinud muidu lollust. Mõned käinud ka ujumas ja korraga olla teised märganud, et nende seltsimeest enam vee peal näha ei ole. Vee alt aga tõuseb mulle. Jooksnud siis teised suure kiiruga talle appi tirinud kamraadi kuivale ja hakanud pärima, mis ta seal vee all tegi. Mees vastas, et tema olla peeretanud. Sellest ajast saati ongi kohanimi Pirita. Arst käib mööda palatit ringi või seal niimoodi vastutudas, küsib, et mis kellelgi viga on, küsib, mis teil viga on. Mul on varvastu vahel ekseem. Siin mul suurt muret midagi, võtad pulgakese, vatikese, keerad pulga otsa ilusti salvi sees, määritamad varvastu vahel ja kõik on korras. Läheb teisel küsib, mis sul viga on? Mul on kurk on kole valus. Oi, siin ei ole üldse mingi suurt muret, võtad aga pulgakese, keerad vati otsa, sinna salvi sisse ja määrid ära, kõik on väga korras. Läheb kolmanda juurde küsib, mis sul viga on? Mul on meeletut pärakavalud. Siin ei ole mingit suurt muret, võtad aga pulgakese, keerad vatikese otsa ja lased aga salvi seest läbi ja määrid kõik ära, kõik on väga korras. Siis ütleb kurguhaige, ütleb, palun mulle see pulgake esimesena tuua, eks ole? Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et kuulge doktor, no ei saa üldse kusta, on vaja kusta, häda on, võtta paks mees ei näe ka sinna alla, on vaja kusta, häda on, võtan välja näpu vahel, tunnen ka, et on, aga võtta kusta ei saa, tee mis tahad. Arst ütleb, et kurat, on teil varem ka olnud, ei ole, näed, hommikust hakkas korraga peale. Kurjad ja pulsad, vaatame siis järgi, mees võtab püksid maha, arst edasi vaatab, nalja vend, teil on riistal sõlm sees, sa kurat piima jätsin ostmata. Et Puh ja Notsu käivad mööda metsa sedasi ja korraga Puh annab Notsule siukse, sõrme vahel siukse imeliku niukse musta asja. Kuule, vaata, kas see on rosin või? Notsu nüüd maitseb. Ei ole rosin, puht sitt. Seda mõtlesin, kus rosin sinna püksi sai. Apteekril tarvis ka linna peal käima minna vahepeal seal lõunapaiku ja ütleb sellile, et sa nüüd müüni kaua, et mul käin ruttu ära. Läheb käib ära, tuleb tagasi, küsib venna, kui ta oli, klientega käis või neid samuseid patsiente. See, et ja käis küll, 3 tükki käis. Oota, rahulikult, ühe kaupa. Mis neil viga oli? Räägi, mis seal esimesel viga oli? Selle oli kõht kinni. Aha, ja mis tegid? Panin diagnoos ära ja siis põhimõtteliselt asi oli selge, andsin Burgeeni, et aitab. Tubli sellega. Mis ta siis tegi? Mis ta ikka tegi? Jalutas minema, tänava lõpus pani jooksu. No hea küll, mis teisega tegid? Mis teisel viga oli? Selle oli kõht koledasti lahti. No mis sa sellega tegid? Ma andsin sellele ka Burgeeni. Uinas. No mis siis sai? Mis siis ikka sai? Pani jooksuga minema ja siis tänava lõpus jäi seisma lõi käega. Aga mis see kolmandal viga oli? No kolmandal oli läkaköha. Läkaköha, oot, see läheb põnevaks. Mis sa siis tegid? No ma andsin sellele ka Burgeeni peale. Mis sa loll peast andsid Burgeeni? Mis siis sai? Saan midagi, kükitab siiamaani nurgas, julgi itsatadagi. Et mis vahet on targal blondiinil ja lumeinimesel? Lumeinimest olla nähtud. Vesipea ja kukutaja lähevad sauna ja istuvad seal, viskavad kurat kõvasti leili virki värki ja kukutaja ütleb, et kuradi kuum on. Vesipea see peale, et kann läks keema, kurat.
vaata, kas ma seda olen ka rääkinud, kuidas noorsõdur sõjaväes või seal sedasi ja Seero siis karjub ta peale, et miks on saapad puhastamata? A teid see ei nussi. Ma küsisin, miks on saapad puhastamata, mis kuradi vastus see niukene on? No määre sai otsa, mind ei nussi, no ma ju ütlesin.